Esimene viga. Teate, sa ei tea, kellele sa müüd ja mis probleemi see turul lahendab. Ehk et selle esimese veaga on niimoodi, et siin on paar sellist alapunkti tuleb ka, see on meil tegelikult ka kõige pikem, millel ma peatun. Aga ma räägin sulle ühe loo. Ehk et see oli siis umbes 2,5 aastat tagasi. Mul oli juba tegelikult ju meililist, nagu ma ütlesin. Ma olin teinud 2 inspiratsioonipäeva. Mul oli meililistis ligi 20 000 kontakti. Ja peamiselt siis emad ja naised. Ja ma mõtlesin, et okei, et ma teen siis nagu kogukonna, kuna mul oli ka juba selline arvestatav jälgijaskond nii sotsiaalmeedias kui ka meililistis. Inimesed ka tegelikult tundsid mind tänava peal ära, teadsid, et on see tänaseks endine pesapuu, aga et on see Mari-Liis ja on see pesapuu. Ja siis ma mõtlesin, okei, aga super ju kogukond on ju, et miks mitte. Ja tegelikult ka probleem oli ju selles mõttes isegi olemas, et emadel on, et noh, tollel hetkel ma seda ei teadnud, aga täna ma tean, et 2 peamist probleemi või sellist suuremat teemat, mis emadel on see, et neil ei ole aega ja nad soovivad jääda rahumeelseks. Ehk et, aga sellel hetkel, kui ma kogukonna avasin, ma ei teadnud seda, ma mõtlesin, et emad tahavad lihtsalt sellist inspiratsiooni, nad tahavad oma erinevates eluvaldkondades saada siis selliseid nii-öelda lühikesi lahendusi. Tegelikult see suures plaanis ka nii on nii-öelda inspireerimine ongi selline esimene etapp ja see oligi minu esimene etapp. Aga ma ei uurinud seda. Minu sihtrühm oli emad ja naised. No kuulge, te saate ise aru, kui lai see on, palju meil on Eestis emasid. Ja mõelge nüüd emade vanustele, mõelge, kui palju erinevaid probleeme neil on ja kui paljude probleemide eest nad on valmis maksma ja neid lahendama. Ehk et tegelikult see viga läks mul suures plaanis väga kalliks maksma, ehk et ma ei teadnud, kellele ma täpselt müün. Ma ütlesin, et ma müün emadele ja naistele ja kogu sellele oma nagu listile. Ja mis siis tuli, ma läksin tunnetuse pealt, avasin kogukonna. Äkki tuli 2 või 3 sellist liitumist ja siis sain aru nagu wow. Maandumisleht oli super, suurepärane, nagu väga ilus, kõik nägi välja. Ja lihtsalt müüke ei tule. Ja okei. Küsisin targematelt abi, ostsin sisse turundusteenust ja saime siis niimoodi selles mõttes käima, et tänaseks 2,5 aastat hiljem on kogukonnas olnud kokku ligi 300 ema ja naist, mis ei ole suures plaanis üldse paha. Aga kogu see asi läks üsna ikkagi vaevaliselt. Ma pidin panema päris palju raha sellele, et teha stuudios selliseid laive. Laive ka kuulas seal selline rohkem kui 1000 inimest, tegin erinevaid laive, aga stuudios laivide tegemine on väga-väga kallis. Odavam on välja uurida, kellele sa müüd. Ja selle teine osa ongi siis see, et mis vea mina tegin, oli siis see, et see probleem tegelikult ei olnud piisavalt valus. Ehk et see ema ja naine tahab seda inspiratsiooni, see ei ole valus probleem, mille eest on valmis järjepidevalt iga kuu nagu raha maksma. Et osad on, aga see on pigem väiksem osa. Aga kui sa veel ei ole kursis, siis kogukondade ülalpidamine on ülikallis. See tundub hästi lihtne ja easy, et iga kuu tuleb mingit sissetulekut, ei. Kui sa tahad teha väga heal tasemel kogukonda, siis ma räägin täna ikkagi 4-kohalistest igakuisetest kuludest, mis kogukonna ülalpidamiseks läheb ja mida suurem kogukond, seda suuremad need kulud on. Ehk et see probleem peab olema piisavalt valus, mida lahendada ja mina seda ei teinud. Inspireerimine ei ole piisavalt valus probleem. Ja see suur viga, mis tegelikult mina seal kogukonnas tegingi, oligi see, et ma vastasin nii-öelda, ma küll viisin naised nagu ühest etapist teise, ehk et
nad justkui nagu, neil olid mingid teemad, neil olid nagu, noh, ütleme kõik eluvaldkonna teemad, on ju. Ja me vastasime küsimustele, miks ja mida. Aga suures plaanis see kuidas, et kuidas ta liigub ja tegutseb päriselt sellest probleemist selle lahenduseni, see tegelikult oli puudu. Ja see on tavaliselt puudu siis, kui sa ei tea, mis probleemi sa turul lahendad.